Tere tulemast teise episoodi Narva Gümnaasiumi podcastile ja täna me Gordoniga läbime sellised teemad nagu milline üldse on õpilasesinduse presidendi roll ja teised küsimused sellel teemal. Nii et Gordon, mul on sulle esimene küsimus. Milline on presidendi roll võrreldes teiste õpilasesinduse liikmetega? Ausalt öeldes, see on, minu mõttes see on väga oluline roll õpilasesinduses, kuna õpilasesinduse president on nagu liider, ta peab nagu selgitama ülesandeid, mis peab täitma õpilasesindus. Nagu iga päev tal on ülesanne midagi teha, et õpilasesindus jätkaks oma tööd teha. Kas sina arvad, et üldse peab olema õpilasesindusel president? Kas ei pea olema niimoodi, et kõik me oleme võrdsed ja milleks on üldse? No ma arvan, et ikka peab olema, aga see ei ole nagu tööl on mingi juht ja töötajad. See on nagu pealiige, kes saab mingid ülesanded koolist ja pärast jagab oma meeskonnaga. Aga mida sa arvad? No mina olen sinuga nõus, et üldse presidendi roll on raske. Sul on natukene rohkem kogemus võrreldes minuga, aga selle 2 kuu jooksul mina sain aru, et see on tõesti vastutustundlik töö võib-olla ja president peab olema koolis, kuna peab olema üks inimene sellest meeskonnast, kes annab näiteks juhtkonnale kõik info ja kõik see tulemus, mida me saime näiteks viimastel koosolekult. Vot. Ja mulle meeldib see mõte, et õpilasesinduse president on nagu mingi ühendus, mis ühendab koolitöötajaid ja õpilasesinduse liige. Ja nende vahel peab olema see inimene, kes ütleb midagi. Nagu side. No jaa. Aga mulle tundub, et president ei pea kuidagi eristuma teistest õpilasesinduse liikmetest, kuna see ei ole üldse eriline roll? Ei. Kuidas seda öelda? Et me kõik oleme võrdsed, ei pea olema, ta on pea, siis tal on rohkem võimu, tal on rohkem vastutust, vot selles mõttes. Või õpilasesinduse president peab olema nagu mina olen kuningas. Ja. Mingi diktatuur. No jaa. No jaa, võib-olla ei pea olema niimoodi, aga mingi vastutus peab olema, et sa oled õpilasesinduse president ja sul on sinu meeskond ja sul on suur vastutus, kuidas töötab see meeskond. Jaa, olen sinuga nõus. Seda olen juba märkanud. Aga kui vaadata sinu presidendi selle aja jooksul, millised ideed sina viid meie koolielu? Ausalt, ma ei saa aru, mis tähendab ideed, aga ma võin öelda, et mitte palju, aga ma tegin midagi. Võib öelda, et meil ei ole liiga palju sellist probleemid eelmisel aastal. Ja olen sinuga nõus, et ei ole nagu suuri probleeme, millega ma pidin tegelema, aga olid väikesed mured, mis on seotud sooklaga või kodukorraga.
näiteks me muutsime õpilasesindusega kodukoor, mis oli seotud pudutustega ja riietus ja oli. riitus oli ka ja me olime pigem õpilaste poolt. No jaa, kui vaadata praegusel hetkel, mulle sellist suurt tööd ma ei teinud veel, aga mul on väga palju plaane sellele õppeaastale, kuna tõesti paljud tulevad minu juurde ja räägivad oma muredest. Näiteks üks oli meil see söökla nagu alati, et teine firma ja hinnad muidugi muutsid ja see ei ole normaalne meie õpilaste kui ka õpetajate arvates. Ja seda lahendasid, aga ma arvan, et see oli pigem mitte õpilasesinduse otsus, vaid see on juba koolijuht. Sellega tegeles, aga kui veel oli see kontrolltööd, ehk kui palju võime nädalas neid panna, tegime väikese küsitluse meie sees õpilasesinduses ja saime, et 3 täitsa piisab, kuna meil on 70-minutilised tunnid ja see on tõesti väga mahukad, nad on väga mahukad ja selle aja jooksul võib väga palju õppida ja ehk kontrolltööd ka mahukad. Aga nad lõppude lõpuks otsustasid, et meil on 4 kontrolltööd nädalas võimalik olla. Kuidagi niimoodi. Kas sa mäletad, kui eelmisel aastal sina tegid selle video, mida sa lubasid meie õpilastele oma poolt? Jaa, mäletan, aga ma ei lubanud väga palju selles mõttes, et see oli minu esimene kogemus, esimene kord, kui ma olin president koolis ja ma ei teadnud, kuidas see üldse töötab ja kas mul on jõud kõik teha, mida ma luban. Ja sellepärast lubasin neid asju, mis minu mõttes ei ole väga keerulised, nagu mingid üritused loomulikult. Minu selline põhisõna oli, et iga inimese hääl oleks kuuldud ja ma püüan seda tagada ja tõesti, kui õpilastel on selline probleem, mingi mure või ettepanek või nad tõesti tahavad meiega liituda, siis me ootame kõike. Ma ei saa vastata nendele muidugi ei. Kui ma näen, et inimene tõesti tahab olla ja tahab töötada, miks mitte võime jätkata. Meil on minu meelest kohti on. Nii et me võime proovida. Samuti ma tahtsin sinuga arutleda seda teemat, kuidas võib tasakaalustada õpilaste soovid ja kooli võimalused. Sest nagu sa mäletad, eelmisel aastal oli väga suur soov teha siin ööbimine koolis. Ja meile seda ei lubanud. Ma arvan, et oli probleem sellega, et õpilased tahtsid, et kõik valmistuksid, et õpilasesindus valmistuks nende jaoks ööbimine. Aga minu arvates, kui õpilased mõtlevad sellest ja tahavad nagu ööbida koolis, siis on vaja esiteks tulla mingi plaaniga õpilasesindusse. Et mida te teete sellel ööl, kes teiega on mingi õpetaja ja pärast õpilasesindus aitab teid ja teie jaoks korraldab see üritust.
Ma mõtlesin, et see oli sinu isiklik mõte seda korraldada, mitte mingi teise inimese. ei. No okei. Kui, see on juba teine olukord, kui ma tahan korraldada ööbimist, siis juba ma pean koostama mingi plaani selle jaoks, et ööbida siin ja Tahtsin sinu käest küsida sellist nõuannet, kui näiteks minu poole pöördub õpilane, kellel on ebapopulaarne mingi küsimus ja mul on vaja mingi otsuse teha. Mida siis ma pean tegema? Kas kohe talle öelda, et ei, see ei ole võimalik minu arvates või esiteks küsida näiteks huvijuhti käest, uurida seda teemat ja pärast veel kord temaga kohtuda ja anda temale sellise suure vastuse. No minu arvates esiteks on vaja kontrollida, kas see on üldse ebapopulaarne küsimus või lihtsalt keegi ei taha sellest rääkida, sellepärast et see õpilane on väga julge. Ta tuli sinu juurde ja küsib sellest. Pärast sa pead minu arvates sa pead võrrelda, kas see on tõesti nagu lahendav küsimus? Ei, mitte lahendav, aga kas tõesti on vaja seda lahendada või see on lihtsalt selle õpilase mure, lihtsalt ühe õpilase mure. No mingi õpetajaga või kuidagi niimoodi. Ja loomulikult sul on võimalus ka pöörduda huvijuhi poole ja temaga rääkida ja arutleda selle teemat. Aga kui ma täpselt tean, et seda näiteks idee keegi ei võta vastu ja täpselt mulle ütlevad ei, et rangelt ei, kas tasub ikkagi proovida? Kes ütleb? No ma ei tea, keegi juhtkonnalt. Keegi mulle täpselt ütleb ei, ma veel ei küsinud, aga ma mõtlen, et täpselt ei. Kas mulle tasub küsida seda küsimust? Ikkagi tasub, sellepärast et küsimuse ees keegi ei võta raha, aga kas lahendada või mitte, kui täpselt ei, siis ütle selle õpilasele, et vabandust, et niimoodi. Mitte kui. Jah. Aga samuti mul sellel aastal kerkib selline küsimus, kas üldse õpilasesindus peab tegelema selle ürituse korraldamisega, kaunistusega või me lihtsalt... Kes tegeleb siis? Ootama lõpuni. Või me lihtsalt töötame paberiga, juhtkonnaga või me võime seda üritused korraldada? Ma mõtlen, et ikkagi see on õpilasesinduse mitte probleem, aga küsimus, et nad peavad korraldama üritusi, aga see on nende ülesanne minu jaoks. Ma ei tea, minu ajal, kui ma olin õpilasesinduse president, ei olnud väga palju paberi, mida ma pidin alla kirjutama ja midagi sellest. Isegi praegu ma ühtegi dokumenti ei kirjutanud alla. Mul on asepresidendi ei ole, mul ei ole protokollijad. Kurb. No seda me lahendame. Aga mulle tundub rohkem, et õpilasesindus ei ole see meeskond, kes
täpselt peab tegelema vot näiteks Halloweeni korraldamisega. Õpilasesinduse käest võib mingi abi paluda, aga mitte niimoodi, et me korraldame, pärast teeme kaunistusi ja niimoodi. Sellel aastal ma tegin niimoodi, et võib-olla jagada õpilasesinduse mitmeks rühmaks, et meil oliks president, asepresident, protokollija, aseprotokollija, et meil oli üks inimene, kes vastutab kaunistuste ja kaunistusega ei pea tegelema kogu õpilasesindus. Sest ma tõesti arvan, et meil koolis väga palju õpilasi andekaid, kellele meeldib esiteks seda teha kõik käsitsi ja kellel on soov vähemalt. Ja sellel aastal tegin niimoodi, et näiteks kui meil oli Halloween, mina olen see nagu juht, kaunistuse juht võib-olla, ja mul oli tiim ja selles tiimis oli umbes rohkem kui 10 inimesi ja see oli mitu korda lihtsam ja kiirem. Sest mul ei ole vaja koguda neid õpilasi, kes istuvad õpilasesinduses ja nad tuled siia mitte selle jaoks, et sellega tegeleda. Ja vot niimoodi ma tahan ka jagada kogu õpilasesinduse. Et näiteks kui meil on vaja mõned küsitlusi teha, siis meil on täpne inimene, kes võib sellega tegeleda, kellele meeldib ja nii edasi. Väga tark mõte. Mina olen tark inimene. Tark ja tõhus mõte. Aga mul on küsimus ka sellest, et kas tõesti on vaja, et näiteks oleksid ma sain aru, õpilasesinduses on president, asepresident, protokollija, aga nad ka peavad, tegelevad üritustega, kaunistavad midagi, jah. Sellepärast, et õpilasesindus, minu kogemus, kui me räägime minu kogemusest, siis õpilasesinduses ei ole väga palju, ütleme niimoodi, paberitöid. Meil oli rohkem nagu korraldage palun üritus. Jaa. Tehke mingid kaunistuseid nagu... Kaunistusi keegi ei palunud meie poolt, lihtsalt mulle see meeldis. Jaa. Ja mina palusin teistest. Mina ütlesin, et mul on vaja asepresidendi. Kas sul kuidagi see selline inimene, mis on asepresidendi ülesanded sinu mõttes? Põhimääruses oli kirjutatud, et asepresidendi ülesanne mind asendada, kui mind ei ole. Nagu kõik minu ülesanned, kui mina puudun, siis ta tegeleb sellega. Vot kui sina oled presidendina, sul oli täpselt asepresident. Kas ta tegi või aitas sul kuidagi? Ausalt öeldes ma olin kõikides koosolekutes ja kõikides üritustes, siis tal ei olnud vaja. Vot, üldse ei ole vaja. Ei. Aga oleks lihtsam, kui mul oleks mingi inimene, kes nagu esineks mitte iga, aga mingis mõnedes üritustest oma kõnega. Sest mulle ei meeldinud seda väga palju. See on selline... Ebameeldiv
protsess. Ebameeldiv, kõik vaatavad sinu peale. Mitte selles mõttes, aga lihtsalt valmistada selleks pärast minna. Minu jaoks on natukene hirmutav oli, kui mina olen esimesel korral laval üldse oma elus ja midagi oli vaja rääkida sellest, et aitäh, paljud sõbrad, et valisid mind. Vot. No, aga ma ei mõtle, et see ei ole asepresidendi põhiroll. Okei. Aga kui mõelda meie üldse koolielust, kas sa oled märganud juba mõned probleemid, mida mul on vaja koos oma meeskonnaga juba hakata lahendama? No pole keegi midagi sul ütles? Ei öelnud. Ma arvan, et meie koolis on kõik täitsa okei. Mõned probleemid, mis õpilased ütlevad nagu minu keskkonnas, minu ühiskonnas, on, nad ei ole väga suured, nagu need on. Selles mõttes, et mul on halb õpetaja, mul on temaga nagu halvad suhted ja ma arvan, et ma ei tea. No minu arvates meie koolis kõik on okei. Mina mõtlen, et ei ole nii hästi meil koolis, kuna probleemid tõesti on palju, aga lihtsalt kõik vaikivad sellest. No võib-olla räägivad, aga me ei tea kõik probleemid, mis meil on. Võib-olla on vaja mingi anonüümne Küsitlus. kast teha. Võib-olla nagu idee võib. Nii, aga veel üks küsimus. Mida sa tunneksid siis, kui sulle öeldi ja kui sina oled näinud, kui palju häält sina kogusid, kui sa kandideerisid õpilasesinduse presidendiks? Ma ei öelnud väga üllatunud. Nagu see ei olnud väga suur üllatus minu arvates. Ja no esiteks ma olin väga rõõm selle eest, et mul on nii palju häält ja kõik need inimesed toetavad mind selles mõttes. Ma olen väga tänulik selle eest ja vot. Mida me sinuga võime soovida, varsti lahkume koolist ja mida me võime sinuga soovida sellele inimesele, kes hakkab kandideerima järgmisel aastal õpilasesinduse presidendi? Esiteks olge julge, ma arvan. Ja olge lõbus. See ei ole nagu väga tõeline roll sinu elus, õpilasesinduse president. See ei ole nagu töö, see on lihtsalt sinu jaoks mingi kogemus, mille eest sa ei saa mingi karistust ja lihtsalt proovi. No mina ka ei karda. Jaa, mina ka sooviksin, et kui me lahkume, et järgmisel õppeaastal oleks selline inimene, esiteks ta on julge, tal on väga palju sõpru või lihtsalt tuttavaid meie koolis, selleks, et ta oleks kursis, mis üldse toimub, millised muresid, millised probleemid ja et see oleks mitte lihtsalt inimene, mina olen õpilasesinduse president, et see oleks inimene, kes tõesti, kui mingi probleem, siis ta võtab võimu oma kätte ja hakkab seda lahendama. No ma arvan, et me sinuga juba piisavalt rääkinud sellel teemal, et võime ju lõpetada.
aitäh sulle selle väga tugeva tagasiside eest. Et ma tõesti võtan kõik sinu kogemuse endale, et ei tehta selliseid vied, nagu olid sul. Edu. Edu.